et selles loengus siis võib-olla rääkida võimaluste avanemisest, mis tekivad siis pärast vaimse praktika alustamist. Et ütleme, ma ei ole 5 päeva või 5 kuud või 5 aastat mediteerinud ja siis ühel päeval ma leian inspiratsiooni selleks kuskilt raamatust, kuskilt ja hakkan seda tegema ja mulle avanevad hoopis teistsugused võimalused. Et ma järsku näen, et kõik on võimalik teha korda, näiteks, et mis oli varem suletud, ütleme, mida ma ei olen teadlik isegi võimalustest, et seda teha korda või noh, ma arvasin, pidasin seda võimatuks. Et nüüd siis ma järsku näen sobivat toimivat lahendust sellele. Ja see on selle praktiseerimise või meditatsiooni juures näiteks üks imelise asju, et avanevad siis lugematul hulgal erinevad vaimsed taevad, näiteks buddhismis, mis on täis siis lugematul hulgal erinevad vaimsed täiuslikke olendeid ja rännakuid ja matkasid ja teisi vaimseid olendeid ja füüsilisi olendeid kaasasud. Ja see on selle nagu võlu, et mis tohutult häirib väga paljusid inimesi on see, et mingi grupp inimesi nagu ühel perioodil otsustas hakata mõtlema väga ühekülgselt, et nad pani nagu elus kõik paika teistele inimestele. Võtame näiteks lapsevanemad. Ütleme, mu isa ja ema panid ühel perioodil mu elus kõik paika, et maailm on selline ja see kulgeb nii ja nii. Aga teatud vanuses seda ei ole enam võimalik nagu niivõrd täpselt ette ennustada, et kuidas laps käitub, mis olukorras on. Ja see suhtes me ei saa nagu, meil kellegi nagu ei ole probleemi sellega, et erinevatel sagedustel asetsevad erinevad vaimsed taevad siis, mis on täis erinevaid mitmekülgseid vaimseid olendeid ja füüsilisi olendeid. Et meil ei ole sellega nagu probleemi, et see on nagu väga hea asi, aga paljud inimesed ei ole seda teadvustanud ja millest on kahju, et nende maailmavaade on võib-olla natuke selline, et jube isegi ehk meie jaoks, et eksisteerib siis Stalini püstitatud teletorn aastast 1952, mis siis saadab seda keskraadio signaali Moskvast ja et see on kõik, mis on nagu maailmas ja et käid koolis, tööl ja vaatad seda, kuulad seda keskraadiot ja see on siis kogu elu, aga mis selle maailmavaate või mõtteviisi juures on viga või valesti, et see on natuke liiga materiaalne või vaimne, kui me vaatame seda signaali, mis tuleb, siis see signaal võib-olla on ehk ateistlik, materiaalne, mittevaimne, et ta ei austa võib-olla, ei armasta, ei arvesta inimese hingega võib-olla, et see signaal, mis tuleb, on nagu selline keeruline. Et kui ma helistan teistsugust signaali, näiteks avan mõne guru raamatu ja võtan endale selle Moskva keskraadio asemel on eeskujuks, et siis me saame oma mõistusega mõttega valida, et keda me järgime parasjagu või mis signaali me jälgime parasjagu. Et see on meil kõigil isiklik valik. Aga mis nad nagu tegid, mis on toodud naljaks muidugi kõigile on, nad asendasid selle Moskva keskraadio signaali jälgimise, nad asendasid selle Eesti Rahvusringhäälingu kesksignaali jälgimisega. Ehk siis nad nagu
need on vanemad inimesed, need on seal sügaval riigis sees, kuskil riigi. Ja need umbes teavad nagu, mis oleks hea nagu inimestele ja siis nad nagu võtsid lihtsalt selle uue keskvõimu nagu omale eeskujuks. Nagu, mis ei tohiks tegelikult kedagi häirida, see on inimese isiklik valik. Aga kui noor nagu näiteks ei ole teadlik, et aha, ma saan internetist tellida näiteks selle guru e-raamatu ja võtta selle oma eeskujuks ja järgmised 5 aastat seda praktiseerida ja mul avanevad sellised vaimsed taevad hoopis. Et siis ta võib nagu hakata jääda kinni sinna vanemate signaali ja hakata nagu mässama. Mis mõttes nagu see valitsuse keskraade on nagu võimul. Et neil on oma põhjus nendel vanematel inimestel, miks nad nagu valisid just selle. Me ei tea seda põhjust, aga seal oli see, mitte päriselt nagu samad inimesed, tegid seda sama keskvõimu edasi, midagi seal nagu muuts küll, aga üldjoontes, et neid huvitab see. Me kõiki neid ei tea, kes kuhu on liikunud, et minul oli see, et need oli nagu huvitatud alati poliitikast, aga nad kunagi nagu ei astunud hääletamisest edasi. Ja nad kunagi ei astunud nagu näiteks ühegi partei liikmeks. Nad ei nagu ühtegi poliitilist sammu mitte kunagi. Ja nad olid väga huvitatud poliitikast alati, aga nad piirdusid alati hääletamisega. Kõikidel valimistel mul käisid korralikult. Aga nad kunagi ei astunud nagu ühtegi poliitilisse organisatsiooni ise. Et sellega negatiivsed kogemust midagi, et ema kuulus kunagi mul ühte anarhistide organisatsiooni, mis siis üritas purustada kogu Nõukogude süsteemi, mis neil ei õnnestunud tookord. Sattus vanglasse isegi, mitmes aastas vangi läks. Et meil on nagu suguvõsas isegi negatiivsed kogemused poliitilisse organisatsiooni kuulumisega. Anarhistid on ka poliitiline rühmitus, kui nii võtta. See on siis nagu mitte soovitatav, et eriti tänapäeval. Tol ajal, kui see anarhistlik salk tegutses, mis kõige toodu meeldib, mida ka kaarditakse, et tol ajal, kui ta tegutses, siis oli tegu sellise võib-olla vastuolulise riigikorraga, mis oli ka vastuolulisel ajastul võib-olla, et inimesed ei tahtnud ja ei suutnudki uskuda, et Nõukogude kord on võimul, aga Nõukogude kord päriselt oli võimul tol hetkel oma hea karma tõttu. Päriselt olidki hea karma tõttu olid võimul need Nõukogude võimukandjad Eestis, need sõdurid, tsiviilisikud, nad olid päriselt võimul nagu Eestis oma hea karma tõttu ja on siiamaani selles suhtes, kui nad ei ole teinud halba karmat või. Ja ka paljud ei suutnud ja ei tahtnud seda uskuda, et nagu, mis mõttes Nõukogude võim või Nõukogude kord nagu üldse on võimul, et mitte mingil juhul. Ja see oli segane periood, segane ajajärg ja sellist ultimaatumit esitades neist nad otsustasid midagi teha nagu selles vaimus ja see ei lõppenud, ütleme, hästi neil, aga selline nagu metsapendlus või patriotism siiski põhjustas nagu vaimustust aastakümneid hiljem ühes vanas naises, et kuhugi nad jõudsid selles suhtes küll, seda lugu võib lugeda lõppenuks, aga see on see, kus me suguvõsa parasjagu on poliitilises olukorras. Et mina ainsana nüüd, mitte päris ainsana, ütleme oma õdede-vendade ja vanemate hulgast mina ainsana olen astunud nüüd ühe partei noortekogusse. Minu elukaaslane küll on rohkem poliitiliselt tegev isegi alles, on siinamaani vist mingi partei täisliige ja siis elukaaslase ema on olnud veel rohkem poliitiliselt tegev, et tema kunagi asutas ühe partei ja ka juhtis seda oma 10 aastat või rohkem. Aga minu õed-vennad, minu ema-isa vanemad, nemad ei ole kunagi olnud poliitiliselt tegevad ja on käinud korralikult hääletamas lihtsalt. Et
mis on selles suhtes õige käitumine ja meeldiv käitumine. Ma aktsepteerin, et selline riigikord on võimul. Ma käin korralikult hääletamas ja proovin osaleda tagasihoidlikult ja rahulikult. Et see, miks mitte, kõigile meeldib see. Ja noh, siis tekkis see elukaaslase emaga jälle proovis taaskord vaidlustada, no ma olen naised ikka proovis vaidlustada kogu seda süsteemi jälle, noh, et satub teinekord siuksesse vaidlushoogu ja siis ta sattus vaimustuse siis minu vanaemast, kes siis kunagi mitte juhtinud seda anarhistide salka, vaid kuulus anarhistide salka, kes oli ka tol ajal teise kogu võimu vastu. Et seal kandis sarnases vibratsioonis liigub rahvast mõnikord. Aga noh, kui ma nüüd ausalt ütlen, see võib olla paljudele nagu ebameeldiv seisukoht. Aga kui mina ausalt ütlen, olles sündinud 91 ja vaadeldes praegust riigikorda ja tuginedes selle ühiskonnaõpetusele, mis me saime riigikoolis, mina ütleks, et keskmisel inimesel, tavalisel inimesel ei ole põhjust olla kogu riigikorra, kogu süsteemi vastu praegu. Et ta lihtsalt ei ole seda põhjust üldiselt. Miks see vananaine näiteks, elukaaslase ema oli seda, et ta juhtis ühte väikeparteid ja siis tuli seadus, mis sulges väikeparteid. Ja see talle ei meeldinud või nad ei võitnud ühtegi kohta ja lõpuks nende partei ka suleti mitmel põhjusel. Ja siis tal tekkis veel suurem nagu võib-olla vastumeelsus siis selle riigikorra suhtes. Et varem ta võib-olla oli ehk leplikum, me ei tea seda. Aga noh, isegi kui noh, praegune, ütleme, demokraatiline grupp, kes on võimul nii-öelda või demokraatilises valitsuses, me võime vaadata seda, kui võimul olijaid. Isegi kui nad on teinud suure eksisammu siis ühe levinuma usu suhtes, kristluse suhtes, nad ei kuulanud kristlike preestrite nõu, vaid otsustasid, et nemad teevad ise paremini siis eetilise ja moraalse norme ühiskonnas. Ja nad on teinud suure eksisammu, isegi sellisel juhul ma ei näe, et me peaks vaidlustama kogu süsteemi tervikuna. Et selle puudub põhjus tegelikult. Et selle lihtsalt nagu moraalne religioosne harimatus oli, mis lihtsalt nagu eemaldub järgmistel valimistel, ma arvan. Ma ei tea selle kohta. Et selline religioosne harimatus lihtsalt paneb meid küsimusi ehitama ja rohkem enne religiooni suhtes. Et noh, me ei leia, et seetõttu me peaksid moodustama anarhistide salga ja proovima eemaldada näiteks võimu või jõustruktuur, mida minu vanaema üritas omal ajal. Mina vastupidi, mina olen kesknoorte liige ja ma proovin seaduslikku teed minna, et saavutada oma eesmärk. Aitäh!